Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks stuudiokülaliseks on Isamaa aseesimees ja Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Tere, Viktoria! Tervist! Ma mäletan, see oli 2015. aasta talvel vist, kui me sinuga koos siin ühe Tudengi TV saates siin sama stuudios, muideks Tallinna Ülikooli stuudios, arutasime isegi päevateemat, ma ei mäleta, aga minu jaoks oli suur uudis oli see, et sa otsustasid poliitikasse minna. Ja siis peale saadet ma küsisin, aga ma enam ei mäleta seda vastust, sellepärast ma peangi selle küsimuse küsima üle. Et miks sa otsustasid ajakirjaniku rollist loobuda ja tulla poliitikasse? Eks see otsus oli ka minu jaoks natukene ootamatu, kui keegi küsiks võib-olla aasta enne, võib-olla isegi aastal 2014 suvel, et kas sa lähed poliitikasse, siis kindlasti ma ütleksin, et ei lähe. Veelgi enam, 2 nädalat enne seda otsust minu tol hetkel peatoimetaja, Eesti Ekspressi peatoimetaja küsis minu käest, et kas siis siin on selline kuulujutt, et just kui sa lähed poliitikasse, et kas see vastab tõele või ei vasta. Ja ma ütlesin sulle, et kus kohas sa seda võtsid. Ja siis tema nimetas mulle erakonda, kes tegi vastava küsitluse. Ja siis ma ütlesin, et kindlasti ei lähe nendega raudselt. Ja ausalt öeldes sellist plaani ei olnud, aga ma olin kogu aeg poliitika huviline selles mõttes, et ma jälgisin neid protsesse, kuna nagu tavaliselt ajakirjanikud ikka jälgivad. Probleemiks oli see, et ma võtsin väga südamesse lõimumistematikat ja kui ma märkasin, et enne valimisi järjekordselt proovitakse mängida selle teemaga, siis mingi hetk mul lihtsalt sai siiber sellest. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma lähen ja räägin niimoodi, nagu mina neid asju näen ja võib-olla proovin teha midagi teistmoodi ja siis ma ei lase, ma ei taha, et keegi mängiks Eesti-Vene kaardiga ja et see ei oleks nagu selline teema, millega saaks jälle vastanduda teine teisele. Ja sellepärast see oli nagu esimene emotsioon, et aitab. Ma isegi mäletan, et tulid välja mingisugused järjekordsed uudised ja siis ma panin arvutid kinni ja mõtlesin, no olgu siis nii. Ja siis teine asi, et miks ikkagi Isamaa, tol hetkel veel IRL, sellepärast, et mina tegin vastava otsuse oma maailmavaate järgi, ehk siis ma nagu pärast ilmus ka terve raamat sellest, raamatu pealkiri oli Poliitpäevik. Ma kirjeldasin seda, et kuidas see protsess kujunes vähemalt minu jaoks ja millised olid need otsused, tolle hetke otsused, et mis olid nagu minu jaoks olulised. Et maailmavaade eelkõige ja mina kusjuures ka praegusel hetkel olen absoluutselt veendunud, et see jutt, mida praegusel hetkel räägitakse hästi palju poliitikas, et just kui maailmavaade ei ole enam niivõrd oluline, et see kõik on vanenenud skaala, ehk siis nagu kas vasak või parem, see kõik nagu on juba ajalukku läheb. Ja just tagurlik mõtlemisviis, mina ei ole sellega päri, ma arvan, et ikkagi lõppkokkuvõttes siis, kui sa tead, et mis visiooniga see erakond on, siis sa võid eeldada, et milliseid poliitiliseid otsuseid see erakond lõppkokkuvõttes võtab ja kuhu ta ühiskonda viib. Nii et selles mõttes oli väga printsipiaalne ja siis mina lähtusin oma maailmavaatest ja siis niimoodi otsustasingi. Ajakirjanikke on päris palju ju poliitikasse tulnud ja juhtub seda ka tulevikus. Siin president alles hiljuti 20. augustil oma aastapäeva kõnes kutsus kõikide elualade inimesi poliitikas kaasa lööma. Mis sa arvad, kas ajakirjaniku jaoks on see selline tänasel päeval selline üks tee või üks minek, või on ka võimalik sealt poliitikast tagasi tulla? No see on jällegi eetikaga seotud küsimus, sest et tol hetkel, kui mina läksin poliitikasse, ma mäletan, et oli ka teine näide, kes näiteks vastupidi kasutas oma poliitilist algkarjääri selleks, et kirjutada mingisuguseid artikleid. Mina kohe esimesena tulin toimetusse ja ütlesin, et nii, sõltumata sellest, et mis nagu oli minu
mis minu isiklik prognoos näitab, aga ikkagi praegu töötada edasi toimetuses ja teha nägu, et mina olen sõltumatu ja erapooletu ajakirjanik, minu jaoks puhteetiliselt ei ole võimalik. Ma ütlesin otseselt ja hommiku eetris ETV-s välja, et ma lähen nüüd koos Isamaaga, ju siis ma ei saa enam olla sõltumatu ajakirjanik ja sellepärast ma lahkusin koheselt Ekspressist, kusjuures see oli nagu üsna pingeline periood minu jaoks, aga ikkagi. Ja sellepärast ma arvan, et ka tagasitee on suhteliselt näiline, sellepärast et kui sa juba ükskord ütlesid, et mina olen konkreetse erakonna pooldaja, siis pärast seda teha nägu, et sa justkui ei poolda enam või vastupidi, muutub liiga kriitiliseks nende suhtes, see tekitab erinevaid emotsioone. Kindlasti ma tahan edaspidi ka tegelema mingisuguste selliste projektidega, mis on seotud loominguliste asjadega. Kindlasti ma ei jätta neid asju kõrvale, aga see ei ole selline amet, mis nagu võimaldab küsida minu käest, et kas sa oled ikka erapooletu või ei ole. Et see oli minu jaoks väga põhjalik ja siis väga otsustav selline küsimus. Kuigi on ka, ütleme, näiteid, võtame näiteks Anvar Samost, eks, ta oli ju sinu kolleeg erakonnas IRL ja oli poliitikas, käis seal põgusalt ja läks ajakirjandusse tagasi. No ma arvan, et igaüks otsustab neid asju enda jaoks kuidagi iseseisvalt ja ma ei ole see kirikuõpetaja, kes ütleb, et nii on õige ja nii on vale, aga samas mina ise lihtsalt ilmselt ei tunneks ennast hästi, siis kui ma võtaks mingisuguse sellise otsuse vastu. Aga no ju siis näis, et tõepoolest ma nagu kes nüüd millise kaardiga mängib. Mina tol hetkel otsustasin neid asju niimoodi ja siis ma loodan väga, et minu eetilised küsimused ikkagi jäävad koos minuga. Kui sa selle otsuse olid avalikuks teinud, kas sa tajusid või tundsid, et inimeste suhtumine sinusse kuidagi muutus? No muidugi muutub. Aga miks see niimoodi juhtub? No see on normaalne. Miks poliitikutesse suhtutakse nii, nagu suhtutakse? No esiteks mina olen seda meelt, et poliitikud on paljudes küsimustest ära teeninud siukest küsimärgiga suhtumist enda suhtes. Teiseks siis, kui sa oled juba välja öelnud, et mille poolt või vastu sa oled. No sisuliselt, kui sa ütled, et ma olen koos nüüd selle tiimiga, selle erakonnaga. Sisuliselt sa ütlesid, et mina olen selliste küsimuste poolt ja selliste vastuste vastu. Ja selge see, et see tekitab mingisuguseid emotsioone, kaasa arvatud siis, kui võib-olla need on sinu sõbrad või need on sinu perekonnaliikmed või need on sinu naabrid või mis iganes, et nemad nüüd siis saavad aru võib-olla pisut paremini, et mis on su, kuigi ma usun, et sõbrad ja perekonnaliikmed ju tundsid seda ka varem. Aga no, et jah, et see nagu suhtumine, kuigi ma tõesti arvan, et tuttavad võib-olla ja siis sõbrad ja siis perekonnaliikmed ikkagi on koos sinuga terve elu jooksul, no vähemalt päris sõbrad, jah. Aga no paljudes aspektides suhtumine muutub ja see suhtumine on ikkagi seotud sellega, et nüüd siis on teada, et sa oled justkui koos võib-olla siin teatud inimestega ja võib-olla sa ei ole enam niivõrd koos teiste inimestega, kuigi see on ka nagu natukene selline poliitikud võtavad seda kuidagi ühtmoodi ja siis võib-olla tavalised inimesed või siis inimesed, kes pigem vaatlevad seda poliitikat natukene teistmoodi. Inimeste jaoks oli üllatus kindlasti nii sinu kui ajakirjaniku poliitikasse minek, aga ka see, et sa valisid just IRL-i või siis tänase nimega Isamaa erakonna. Mina tean päris mitut, ma ei nimeta neist kedagi nimega, päris mitut inimest nii Isamaa sees kui ka muidu linna peal isamaalist inimesed ütlevad, et me tahame, et Eestis elavad siis venekeelse taustaga inimesed oleksid sellised nagu Viktoria Ladõnskaja. Ja siis oleks meil kõik korras. Kas see on võimalik? No teiste eest ma ei hakkaks vastama, samas sa tegid mulle praegu komplimenti, aitäh. Ja kolmandaks see valik
oli keeruline, ma kohe algusest peale ütlesin, et ma selles korvis see oli kohe kindlasti kõige kõvem pähkel ja eriti minu jaoks. Aga kuna sa ei saa endale valetada, et nagu lähed teise erakonnaga näiteks ja siis ütled alguses, ei, mul need inimesed on minu jaoks hästi sümpaatsed, siis tuleb esimene hääletamine teatud küsimustes ja siis sa lihtsalt tunned, kuidas sa hääletad ja see ei lähe koos sinu südametunnistusega näiteks või sa tunned, et need küsimused tekitavad sul hoopis teistlaadseid emotsioone. Ja sellepärast ma olengi selle poolt, et inimene enne, kui ta astub erakonda, ta mõtleks läbi, mitte ainult seoses sellega, et millised inimesed on selles erakonnas, kas nad on meeldivad või nad pigem võib-olla tekitavad võib-olla ka isegi negatiivseid emotsioone. Mitte eelkõige selle peale ei peaks mõtlema, vaid maailmavaade. Et siis see on see baas, sellepärast, et see võib olla väga toredas seltskonnas, aga samas tuleb mingisugune konkreetne hääletus ja siis sa istud ja sa saad aru, et sisuliselt see ei ole nagu parteiline distsipliin, see on loogiline, et see erakond on selles küsimuses ühtmoodi meelt, et nad toetavad. Ja sa saad aru, et sa praegu hakkad oma südametunnistusega sisuliselt mängima. Sa teeskled, et sa toetad, aga tegelikult sa ei toeta. Et kus kohast tulevad üleüldiselt need ülejooksikud või ülejooksiku filosoofia, kui niimoodi võib öelda, et see on nagu, see tuleb siis ette, kui inimene kohe algusest peale ei olnud kindlameelne oma valikus. Et ta nagu tegi midagi, ta võib-olla läks mingisuguse sõbraga koos, aga tegelikult tema maailmavaade on hoopis teine. Ja sellepärast ma ei hakanud nagu endale ka valetama, et ma teadsin, et printsipiaalsetest küsimustest siin ma olen seda meelt ja ju siis see erakond mulle sobib. Ja ju siis ma olen tegelikult sisu poolest koos nendega. Teine asi on see, et muidugi ka lõimumise aspektis ma mõtlesin, et ma just siin hakkan seda tööd tegema, sellepärast, et see ongi seesama pähkel, mis on minule võib-olla mõeldud. Ja ma tegelesin sellega ausalt. Ja tegeleme sellega järjest edasi, eks ole, et sel suvel jõuamegi sinna, et sel suvel Isamaa siis või täpsemalt öelda mitte ühe, vaid päris esimese nii-öelda valimislubaduse, mille ta avalikkusele välja ütles, tõi ta siis nagu ettepaneku, et Eesti peaks võtma selge suuna, minna üle ainult eestikeelsele haridusele ja et selleks tuleks ka väga konkreetsed tähtajad, mõistlikud, aga selleks peaksid olema ka tähtajad kehtestatud. Et ma kujutan ette, et seda ei ole võib-olla lihtne kõigile su tuttavatele seletada, kelle hulgas mõnele meeldib selline Mihhail Kõlvarti lähenemine, et las ta olla, ärme neid torgi. Nii, see on huvitav teema, sellepärast, et mina arvan, et kui me põhjalikult analüüsime seda, mida poliitikud praegusel hetkel räägivad, siis ma saan aru, et sisuliselt terve Eesti ühiskond ja siin ma näen, et vaidlemiskohti enam ei ole, et sisuliselt me liigume eestikeelse hariduse suunas. Seda ütles ka peaminister, seda ütlesid välja ka juba teised erakonnad või liikumised, kes sisuliselt ilmselt kandideerivad valimistel. Küsimus on nüüd, et kuidas seda teha? Ja küsimus on see, et mis on see mängumaa, et mida nagu selle mängumaa reeglid, et kuidas, mis viisil, et kõik saaksid nagu tegelikult saaksid rahul tulemusega olla. Et siis meil on siin üsna mitu sellist karjuvat probleemi, kas või näiteks õpetajate probleem, kas või näiteks hirmud, inimeste hirmud, sest et sisuliselt ma väidan, et nii Eesti ühiskond kui ka Eesti venelased tunnevad ühtmoodi hirmu. See hirm on kõige loogilisem vanema hirm, et kas mu laps lõppkokkuvõttes kaotab oma identiteedi või ei kaota. Ja see identiteet on väga tugevasti seotud keelega. Ja sellest keelest räägib Eesti ühiskond siis, kui ta räägib haridussüsteemist, ehk siis meie jaoks on oluline see selleks, et kas või täita põhiseadust,
Ja siis samamoodi ka Eesti venelased, siis kui nad küsivad, et ma kardan näiteks, et mu laps kaotab identiteedi, siis, kui tänu mingisuguse muudatusele saab võtta maha seda hirmu, et ei kaota, siis ma arvan, et me hakkame liikuma. Ja mul on siin ka suur etteheide, ma ausalt öeldes siis, kui me läksime koalitsiooni Keskerakonnaga, ma ju töötasin kultuurikomisjonis koos Mailis Repsiga ja ma tean, et ta on oma valdkonna ekspert. Ja ma lootsin, kuna neil on sellised valijad, nagu neil on, ju siis hästi suur Eesti venelaste toetus on neil. Ma arvasin, et ta paneb kohe lauda mingisuguseid valikuid, kuidas seda saaks nagu lahendada, et nii Eesti ühiskond kui ka Eesti venelased, kes on loomulik Eesti ühiskonna osa, oleksid rahul. Aga miskipärast, mida me saime vastu, sisulist 2 aastat vaikust. Sellepärast see ongi nagu keeruline teema, et need inimesed, kes on võimelised, nad ei räägi. Ja siis, kui need, kes räägivad, need pigem eeldavad, et tuleb õige vastandumine. Paar nädalat tagasi ma avaldasin Delfis ja mitte ainult Delfis, see lugu ilmus ka venekeelses Postimehes ja Edasi Org on avaldanud ja ka meie avaldasime seda lugu, et ma nagu, see ei olnud minu ettepanek, vaid see oli ennutus, et mis lõppkokkuvõttes tuleb. Ja kus ma ütlesin, et nii ehk naa tuleb eestikeelne haridus. Aga lihtsalt, et ilmselt jäävad ka mõned vene koolid, kas nad siis erakapitaliga toetavad või siis et mingisugused lahendused, aga selles mõttes see võiks olla enam-vähem kokkuleppe. Jällegi see oli ennustus. Aga kas sa näed Keskerakonnas üldse mingit tahet selle kokkuleppe kaasa minna, sest sa ütled, et see poliitilise, ütleme, vene kaardi mängimine on paha asi ja ma nõus, aga see on väga kasulik olnud peamiselt 2 erakonnale, Reformierakonnale ja Keskerakonnale, kes on kogu aeg seda pingpongi seal mänginud, eks, et nad panevad ohtu oma valijaskonna oma domineeriva positsiooni, eks. Vaatame, kuidas nad nüüd siis hakkavad, sellepärast, et nüüd siis olukord on kõvasti muutunud võrreldes eelmiste valimistega. Nüüd on siis Reformierakond opositsioonis ja Keskerakond on koalitsioonis ja meil on vastutav minister. Ja? Et sellepärast ma avameelselt kirjutasin oma loos, et mina arvan, et ikkagi võtta ennast kätte ja räägi ka oma valijatega ja räägi ka oma kanalite kaudu, et mis on sinu visioon. Sellepärast, et see, et kui me üldse ei räägi, kui me lihtsalt teeme ettekujutust, et just kui asjad liiguvad, aga tegelikult ei liigu, siis on see nagu probleem minu jaoks. Ja siis veel üks asi, et nagu minu jaoks on see tee ei ole lihtsalt mingisugune poliitiline loosung. Ma ise olen ju ema. Ja minu teadlik valik oli eestikeelne lasteaed. Samas ma teadsin, et mingisugused, ma ei nimetaks neid asju probleemideks, aga ikkagi mingisugused asjad tulevad ette, et näiteks võib-olla pisut rohkem vaikib, võib-olla mitte koheselt ei hakka rääkima sujuvalt nii eesti kui ka vene keeles, võib-olla alguses paneb neid segamini, ehk näiteks kasutab grammatiliselt valet pidi kuidagi mingisuguseid sõnu. Et selleks peaks olema valmis, aga samas sellel vanemal ka peaks olema hästi suur huvi ja oma lapsele toetus, et nagu kuidas, mis viisil me näiteks kodus räägime, sest et mina ütlen ka, et see on ka oluline osa, et ei tekiks sellist häbitunnet, et just kui valet pidi tekkinud häbi, et just kui sa ei pea üldse oma nagu lapsega rääkima vene keelt. Ka sellised asjad juhtuvad ju. Aga mina hoopis vastupidi, ma koheselt rääkisin nii lasteaias kui ka oma lapsega, et teeme siis, need ei ole kindlad reeglid, aga ikkagi, et mina räägin vene keelt ja kindlasti ma ei taha seda kaotada ja kindlasti see on suur pluss, kui laps koheselt räägib 2 keeles. Ja samamoodi sul on tohutult palju nüüd sõpru, Eesti sõpru ja nendega võiks ja peaks suhtlema eesti keeles.
Ja nüüd siis tänu sellele meil on olemas lapssõbrad nii eestlaste hulgast kui ka venelaste hulgast ja laps räägib eesti keelt, laps räägib vene keelt. Ja ma ikkagi jätkan sedasama strateegia, et kodus ma näiteks õhtuti loen talle venekeelseid raamatuid, Puškinit ikkagi originaalis, aga samas ta läks mul eesti kooli ja thui-thui-thui, mul on siiamaani ka mingisugused hirmud ja kohe kindlasti see on loogiline, et ema tunneb hirmu. Aga samas mul on suur tahe, et mu lapsest saaks selline kodanik, kes tunneb ennast hästi Eesti ühiskonnas ja samalt ta ei pelga, ta ei võõrandu oma juurtest, ehk siis ta ei unusta seda, kes on ta ema näiteks. Ma arvan, et sul ei ole põhjust ikkagi väga muretseda selle asja pärast, sest et mul on päris palju tuttavaid, kes on kolinud nüüd Eestist kas Põhjamaadesse või Lääne-Euroopasse. No lastele jääb see nii kiiresti külge. Poole aastaga, võib-olla 8 kuuga nad alustavad nullist ja neil jääb see keel külge lihtsalt. Mida väiksem laps keelekeskkonda satub, seda kiiremini see kõik toimub. Ma tahtsin tuua siin sellise näite. Hans Luik ütles hiljuti huvitaval sellisel moel, et muidu on Eesti kõik hästi läinud, aga et ühe suure vea me ikkagi tegime, et oleks pidanud juba taasiseseisvumise aegu 90. alguses siis võtma julguse kokku ja ütlema, et me hakkame vedama nii-öelda, et Eestis kõik õpivad ikkagi ainult eesti keeles. Me lähme kohe eestikeelse hariduse peale üle, kohe kui me uuesti vabaks saime. Aga meil ei olnud seda julgust. Mis sa arvad, kas see oleks olnud teostatav? Või ma nagu nendest asjadest... Terve põlvkond oleks juba hoopis teistsuguseid inimesi, selliseid nagu sina. Ma õppisin kusjuures vene koolis. Et selles mõttes, et mina ei ole see inimene, kes nagu mõtleks nüüd ja üldse ma arvan, et see on destruktiivne mõelda selle peale, mis oleks, kui oleks. Et praegusel hetkel on selline olukord, nagu ta on ja ju siis me tegutseme vastavalt sellele olukorrale. Aga mõeldes minu peale, siis jah, ma olen Lasnamäe tütarlaps, ma õppisin vene koolis, pärast seda astusin Tartu Ülikooli. Mul on omandatud eesti keel, ehk siis ükski minu vanematest ei olnud eestlane ja siis kodukeel oli vene keel ja mu esimesed eestlastest sõbrad tulid alles ülikooli ajal. Et selles mõttes, et ma arvan, et see kõik sõltub konkreetsest inimesest ja ka nendest, kes sattuvad su tee peale. Ehk siis ka nagu kui sa alustasid sellest lasteaiast, et kõik võtavad väga hästi vastu teist keelt, siis kui praegu näiteks ma kirjutasin mingisuguseid asju ka vene keeles, et kuidas minul läks näiteks eestikeelse lasteaiaga, siis kirjutati mulle, et võt me ka mõtleme siin, aga võt ma ei tea, et sellised hirmud ja sellised asjad tulevad ette, et kuidas, et mis nõu on. Ja siis mina ütlesin, et eelkõige peaks mida vaatama, et kas siis need õpetajad, kes tulevad vastu, kas nad tunnevad rõõmu, et just teie laps tuli siia lasteaeda või siia kooli. Sellest rõõmust kõik hakkab. Tegelikult, et isegi kui ta räägib võõras keeles lapse jaoks võõras keeles, aga ta on rõõmsameelne ja ta tunneb päriselt huvi, et mis tunneb see laps, siis ma arvan, et sellest kõik hakkab, et tegelikult laps esialgu ta märkab neid emotsioone. Ta võib-olla ei süvene sellesse, mitte võib-olla, vaid ta ei süvene sellesse, et mis keeles temaga räägitakse, aga ta kindlasti märkab, kas teda armastatakse, kas teda oodatakse, kas õpetajal on suva või ei ole suva, et ta nagu haiget kuskil sai. Ja miks ta üldse haiget sai. Ja siis mingisugused sellised küsimused, et juhul, kui on olemas see algne rõõm, algne positiivne suhtumine, siis siit tuleb hea tulemus. Aga miks sa arvad, miks ei võiks siis käituda niimoodi, nagu ütleme Mihhail Kõlvart või veel osad Keskerakonna poliitikud ütlevad, et ärge torkige, et see on loomulik protsess ja toimub nagu iseenesest. Et miks me peame seda torkima?
No sa jälle proovid mind nagu, sa küsid minu käest neid asju, millele peab vastama hoopis teine inimene, ma arvan. Et siis järgmine kord sa suhtle Mihhailiga ja küsid ta käest, mis ja kuidas. Mina omapoolset visioonist juba rääkisin, nii et mina arvan, et nii need asjad on. Aga no eks elu näitab muidugi puhtpoliitiliselt see teema on toksiline mingis mõttes. Toksiline ja see teema toob dividende, poliitilist dividendi. Ja sellepärast sellega hea meelega kõik justkui tahavad tegeleda. Aga ma ütlen, et mul on siin etteheided ka, et selles mõttes, et isegi need, kes ütlevad, et nad kogu aeg tegelevad, aga kui sa sõidad näiteks kuskile Ida-Virumaale ja kui sa näed, et seal on justkui taheti teha parimat, aga tuli välja mitte kõige parem tulemus, siis sul tekivad igasugused küsimused. Et ma arvan, et siin tegelikult kõik praegusel hetkel väga palju sõltub sellest, kes on praegune haridusminister, aga sõltub ka palju sellest, kes on tulevane haridusminister. Sellepärast, et kindlasti mulle ei meeldi, kui inimene, kes on vastutav minister ja kes ütleb, et keele arenguga, mitte ta ei ütle seda, vaid lihtsalt ei tegele keele arengukavaga, sellepärast, et seal on vaja ka mingisugust antud küsimusele lahendust pakkuda. Et siis ma saan aru, et on olemas mingisugused poliitilised vaidlused, aga on olemas riigimehelik käitumine ja mitte riigimehelik käitumine. Ja ma arvan, et teatud küsimustest võib-olla sa ei võida sellest puhtpoliitiliselt, võib-olla paljudest meil on praegu terve suur loetelu nendest teemadest, kus on vastused suhteliselt haiged või mitte haiged, vaid nad teevad meile haiget. Ja samas riigi mehelikkus minu jaoks tähendabki seda, et sa tuled, sa ütled nii, nagu need asjad on, sa võib-olla kaotad täielikult ja kaod ära Eesti poliitiliselt moostikult, aga samas sa ütled seda ja sa hakkad tegutsema selleks, et neid asju nagu kuidagi paremaks teha. Miks ma seda üldse praegu mainin, sest et ma ju tean, et näiteks sotsiaalvaldkonna ministrid, ma ei räägi praegustest ministritest, aga nagu paar ministrit enne teadsid suurepäraselt, et haigekassaga meil on probleeme, teadsid suurepäraselt, et pensioni küsimustest meil on probleeme, teadsid suurepäraselt, et meil tulevad aga nagu kõige madalama sahtli sisse paneme neid asju ja ei pööra tähelepanu sellepärast, et juhul, kui see süsteem kukub, siis ta ei kuku ju minu ajal. Ju siis ärme sellega tegele, muidu siis minul ei tule enam sellist reitingut, mida ma tahan. Sa mainisid Töötukassat, hiljuti sa võtsid küllalt teravalt sõna Töötukassa ja Haigekassa nime muutuse teemal. Kas see on ka see koht, kus sa nagu isiklikult tundsid, et lihtsalt sinu kui kodaniku, mitte ainult kui poliitiku, vaid ka kui kodaniku õiglustunne sai riivatud või miks sa sel teemal nii teravalt sõna võtsid? Sellepärast, et ma nüüd mitu aastat järjest juba suhteliselt lähedalt vaatan Haigekassa tegevust ja ma tean suurepäraselt, et on olemas sellised probleemid, mis vajavad koheselt lahendamist ja väidetavalt, vähemalt sellest räägitakse nii, et sellele raha ei jätku. Ja see raha ongi suureks küsimusega, et kust seda võtta ja et miks näiteks teatud hulk inimesi ei saa konkreetseid ravimeid endale. Ja siis räägitakse, et justkui ei ole, rahapuudus on meil. Ja samal ajal võetakse ette nimevahetust. Ja mitte väikse raha eest. Jah. Minu jaoks oli nagu siis, kui ma esimest korda kuulsin nalja teete. Et just hiljuti Toivo Tänavsuu vähiravifondi suur inimene, algataja ja tema kirjutas, et meil selle kuu jooksul on laekunud hästi palju taotlusi, et inimesed paluvad raha, paluvad
paluvad raha, mitte lihtsalt raha, vaid selleks, et osta ravimid, mis kas või siis pikendab elu või siis üldse nagu aitab neid elada. Ja siis seda haigekassa enda alla ei võtta. Ja siis samal ajal käib arutelu, et nagu, aga nüüd siis hakkame nagu vaatame, et äkki see nimi ei ole päris see. Mina arvan, et sisu loeb. Mul on sisuliselt ükskõik, millise nimega asutus ei anna raha neile, kes praegusel hetkel seda väga vajavad, kelle jaoks on see päriselt surma ja elu küsimus. Ja ma usun, et need inimesed ka nagu, nad ei mõtle selle peale, et mis on selle asutuse nimi, kes ei andnud neile seda võimalust, kes ütles neile, et jah, ravim on täitsa olemas, see on seal selles kappis, kapp on lukus ja selleks, et seda kappi lahti teha, palun tooge 6000 euri kuus. Ja see inimene keskmise sissetulekuga siis saab aru, et sisuliselt see on ta enda mure. No, et kas me siin võime öelda, et siis selles süsteemis on kõik paigas, ei ole kõik paigas, aga siis nagu ja samal ajal võtta ette mingisugust nagu sellist nimevahetusteemat, ei, ma sellest üldse ei saa aru. Minule see näitab, et need inimesed, kes algatasid seda diskussiooni, on eluvõõrad. Selle siiruse eest ma olen enam kui kindel valijad tegelikult siin tunnustavad ja tulevad ikka ja annavad sinu nimel sulle hääle, nii et meie aeg lendas nii kiiresti, et ei pannud tähelegi, ongi see pool tundi. No eesti keele majadest meil ei jõudnudki rääkida oma. Aga meil tuleb saateid veel, nii et aitäh tulemast ja kohtume meie taas saates Luik grillib nädala pärast. Aitäh.